No tervitus kõigile põhipüügikohast. Täna on 5. august, hakkas puhkus ja peale lõunal läks ilm ilusaks ja tuleb kohe kalale tulla. Puhkuse ajal plaanis võimalikult palju käia siin põhipüügikohas, vaadata oma forellilõigud üle ja paar väikest plaani veel on. Järgmised päevad sellel nädalal on hõivatud, paar tähtsat üritust plaanis, aga alates laupäevast kuni siis 3 nädalat tahaks võimalikult palju kalal käia. Nii, ja tundub, et intro filmimise ajal on meile juba kohe midagi kobedamat põhjaõnge otsa tulnud. Kas tõesti on siis ahven nüüd korralikumat jõkke jõudnud või? Nii, vaatame üle kohe. Sellist asja pole olnudki ja täitsa olemas midagi. Ahven olemas, paraja suurusega ka, et selle vist võib panna isegi äkki haugi ahtima või natuke liiga suur. No sumpada igal juhul läheb. Natuke juba haiget saanud, aga no nii, ühesõnaga tänane õhtu on juba käsi valge, skoor avatud ja mis siis muud, paneme aga põhjaõnged sisse, loobin lanti ka ja kui tuleb normaalse suurusega ahven, siis paneme selle haugi jahtima. Seega kala on liikvel. Aga okei, hakkan püüdma ja kui midagi on, siis tulemustest annan teada. No nii, puhkus ikka algava äpardustega. Avastasin, et ma pole oma sumpa kotti pannud, nii et ahvenaid sinna ei saagi panna. Panin ta praegu ikka elussööda õnge otsa, et enam-vähem nibin-nabin selle suurusega. Kergelt on juba teine ahven seda põhjakat ka proovinud, aga otsa pole veel jäänud. Proovin nüüd jigiga lõigu läbi loopida, vaatame, kas saab lõpuks siit spinninguga ka ahvenat või mitte. Aga ma ei mäletagi, kas sump jäi nüüd mul Tallinnasse või panin ma ta auto sinna taha. Eks see siis selgub pärast. Ja kui jäigi Tallinnasse, siis lähen ostan homme Rakverest uue ja kogu moos. Vot sellised lood siis, aga okei. Vaatame siis, kas täna veel midagi tuleb. Ja loobin lõigu jigiga läbi. No nii, teine võtt põhjakaga ja nüüd tundub, et midagi ujub otsas seal igastahes. Siputas korralikult ja nüüd vedas tamiili viltu. Nii et vaatame, kui suur siin otsas on. Ja ei olegi midagi. 2 korda on veel vahepeal võtnud nii, et ussi sõi ära ja saputas kohe korralikult, aga otsa ei jäänud. Ja tahab just keskmist konksu võita. Kas see jääb kõige paremini rippuma siis kuidagi? Paneme uue ussi ja siia sai natuke võib-olla liiga suur konks pandud. Nii, siia on nüüd mingi sõlm tekkinud. Ja läheb tagasi. Tähendab, ahven ikka liigub, aga endiselt see aasta suhteliselt vähe ja vist väikesed, et suurt konksu alla ei neela. Elus sööta praegu haugi ei ole ka tahtnud. Vaatan, kas panen teise põhjaka sisse ja teen spinninguga pausi, sest proovisin siin jigisid ja pöörlevat. Ka täielik vaikus. Praegu muidugi päike särab ka täpselt jõe peale, et hauk suure tõenäosusega sellise päikesega ei taha võtta, aga kunagi ei tea, see jõgi võib alati üllatada. Okei, ma jätkan. Tegin nüüd hoopis teise vangerduse. Mul oli juba varem tellitud erineva suuruse konksudega rakendused.
ja panin nüüd selle hoopis külge väiksema konksuga. Lihtsalt testimise pärast, et kas saab selle tegelase kätte või mitte. Mitu korda on nüüd nii olnud, et saputab korralikult, veab tamiili viltu, aga otsa ei jää. Ja et suure tõenusega on konks ikka liiga suur selle kala jaoks. Nüüd ma panin siis, mis ta oli, number 10 või mis ta oli see konks. Vaatame, mis sellega juhtub. See on võib-olla liiga väike. Midagi igastahes liigub, aga ei taha otsa jääda. Elussööt on ka veel siputamas ja veab, aga haugi ei ole. Aga okei, katsetame edasi, loobime lanti ja vaatame, kas saame midagi veel kätte. No nii, väiksema konksuga rakendust nüüd keegi jälle proovib, aga kas on nii väike, et eriti ei siputagi või mis teema see nüüd on jälle? Midagi vist ikka on otsas, see peab olema üliväike igastahes. Kontrollime igaks juhuks. Ei ole midagi. Nii, aga mis loom meil seal siis on, et kes seda väikest konksu ka ei taha võtta? Panema veel väiksema konksu ja äkki on tõesti, et siin on need trulling ja no näe. No nüüd on peab küll otsas olema. No ei ole. Täitsa hämming, mis asi see on seal? Siputab isuga, aga otsa ei jää. Paneme tagasi. Laskma kauem süüa või? Mis imed siin peab tegema? Siin jah, kirjad järgi peaks olema siin sellised huvitavad kalad nagu trulling ja muud asjad. Aga need peaks olema nii väikesed põhjakalad, et need ei tohiks nagu küll midagi siit võtta, aga tont teab. Ei tea. Okei, praegu ei filmi, kui jälle tilistama hakkab, siis vaatame. Ja nüüd tuleb siis esimene ahven meil hoopis spinninguga sellel aastal. Lõpuks ometigi. Oba, ja läks ära. Noh, aga vähemalt ahven spinninguga nähtud. Seda siin see aasta ei olegi olnud. Võttis siis pöörlevad praegu. Ühesõnaga, ahven on ikka liikvel, aga ta tundub olevat suht väike ja lanti millegi pärast eriti ei taha. Või siis on teda nii vähe lihtsalt, et kui see üksik, kes sinna landi lähedale satub, siis võtab seda. Tunne, et panema ikka väiksema tšigi tagasi siia. No ja, ei oska kohe midagi öelda. Äkki järgmised päevad veel selle puhkuse jooksul toovad mingitki seletust sellele. Huvitav oleks muidugi see müstiline tilistaja kätte saada, et kui ta on tõesti mingit teist liiki kala, olgu siis see trulling või mingi muu tegelane, kes siin kiusamas käib, panna veel väiksem konks ja võib-olla kärbse tõuguga proovida. Aga kahtlane tegelane ta on, et kui vahepeal oli tunne juba, et see on suure kindlusega väike ahven, siis ei või siin vist küll kindel olla. Ühesõnaga jah, põnev. Igav siin ei hakka, vähemalt minul mitte. Massiliselt siit välja kala ei tõmba, aga vahest on sellised müstilisi tegelasi, kellest aru ei saa. Aga okei, ma jätkan ja vaatame, kas saab täna veel midagi või mitte. No ei anna see tilistaja rahu.
jõuad natukene eemale minna, hakkab tilistama. Nagu praegu näha, eks kergelt saputab. Aga aru ei saa, kas ta on otsas või on tõesti nii väike, et vaatame. Proovime haakida ka natukene. No ei ole midagi. Või on hästi väike praegu. Ei ole. Nii et ehk oma pakkumised, mis paganama elukas see seal on. Okei, panen natukene paremad ussid ja proovime ikka tegelase kätte saada. No nüüd peab küll midagi otsas olema siin. Tamiil ujub korralikult. No siputa veel paar korda. Nüüd kindlasti läks selle ajaga ära. Igaks juhuks kontrollime. Ei, midagi ikka on jah, hästi väike. Kas saame nüüd siis? Jaa, see on jälle niisugune keskmine ahven ikka. Noh, võtan sa nüüd kinni, kas see on ilusti mokast kinni ka. Et kas need tilistajad ongi siis sellise suurusega ahvenad või on siin ikka midagi väiksemat, mis vahepeal kiusab. Aga okei, ma nüüd nuputan kuumusele, panen kilekotiga kuskile vette vist, et mul sumpa ei ole kaasas. Ja siis õhtul vaatan, kas lasen lahti need või siis viin koju ja teen väikese ahvenaprae. Okei, ussid otsa ja põhjakas tagasi. Nii, põhjaõng annab teada, et seekord on küll keegi otsas. Vaatame. Ahah. Niisugune keskmine jälle tundub olevat. Ai, päris väike. Arusaamatu ka nüüd, kuidas nad siin võtavad, nii et. No nii, kas nüüd võib öelda, et siis sellises suuruses on need müstilised tilistajad meil või? No jah. Nii, aga ma ei teagi, kas paneb selle augile, see on niisugune paraja suurusega, see jääb vast elama ka, sellel on konks niimoodi moka otsast kinni. Või laseme kohe lahti. Aga okei, ma vaatan, ma panen selle vist ikka augile ja eks siis näeb edasi. Meil tuli haug. Ossa kurat. Läks ilusti kohe puu otsa ka jälle see. Aga see on nii väike, et pistis meie ahvena pintslisse igastahes. Ops. Et siis. Oi, ja seda on keegi teine suur aug ka hammustanud. Ossa poiss, noh. Nii, aga see läheb tagasi. Selline väike põngerjas siis. Oi, kurat, libe. Saadan. Noh, lasen näpud vahele panna, ma saan teistele ka näidata sind. Nii. Selline tegelane, kellel on korralik haav külje peal, et teine haug on, mis seda on ärinud. Aga see läheb tagasi. Mine kasva suuremaks. No oot siis. Ahvenast ilma ja kogu lugu. Aga ega midagi, vaatame, paneme põhjaka tagasi, äkki saame uue ahvena. Ja siis näeb edasi, mis siin saab.
tahavad ikka väiksemat ahvenat, need haugid siin. Sellist suurt jurakat nagu esimene oli. Eriti ei taha. Vot sellised lood siis. Aga mis teha? Suurt haugi ei tulnud. Aga ma püüan edasi, tunnike veel olemas, kell on 7:30. Vaatan 8-ni olen, 8:30 ja siis esimeseks puhkusepäevaks käib küll. No nii, võtame siis esimese puhkusepäeva kalalkäigu kokku. 2 keskmist ahvenat põhjakaga. Mõlemad lähevad tagasi. Kui nüüd üks jälle elus söödaõnge otsas veel ikka piisavalt elujõuline on. Ja siis üks väike ahven, mille haug minema viis. Ja nüüd ei teagi, kas ta lihtsalt tuli lahti konksu küljest või ikka suutis selle alla neelata. Haug ise oli alamõõduline. Korralikult oli jälle seda müstilist tilistat meil siin, kes sikutab, aga otsa ei jää. Isegi väikese konksuga mitte. Aga noh, see käib selle püügikohaga kaasas, tundub. Vaatame, jätkame siin puhkusel käimist ja mis me siit välja veel võlume. Võimalik, et homme saan veel tulla, ülehomme ja neljapäeval kohe kindlasti mitte. Ja siis näeb edasi, kuidas ilmad, graafik ja tuju ja muud asjad on. Plaanis on üks, mitte eksperiment, aga ütleme siis nii, et teistmoodi käik erinevatesse kohtadesse. Aga sellest juba täpsemalt siis, kui asjaks läheb. Ei taha asjatult lubadusi anda. Nii, kell on meil 7:45. 15 minutit veel püügiaega, siis asjad kokku ja koju. Aitäh kõigile, kes vaatasid. Kui sa veel kanalit tellinud ei ole, siis võiksid seda palun teha. Kui video meeldis, pane like. Kui ei meeldinud, siis pöial alla. Ole aus. Näeme järgmine kord ja tšau. Nonii, lugesin juba lõpusõnad ära ja tuli jälle üks tilluke haug tsigiga otsa, aga sai ise enne minema. Ei jõudnud kaameratki käima panna. Niimoodi see värk on, et teed veel paar viimast viset ja kõik kalamehed teavad seda. Paar viset veel, aga noh, 10 minutit on veel aega, 8-ni. Paneme edasi. No nii, nüüd tuleb ikka päris lõpusõna. Kell on juba 8:30. Nii palju siis kella 8-st. Aga asi selles, et 2 võttu oli veel korralikku, ahvenad olid. Aga mul on rullil läinud sidur katki ja üks kala läks selle nahka. Kodus vaatan, võtan rulli lahti, kas saab midagi teha või tundub, et see mingi traat on seal sees ära murdunud. Nii et tuleb teine rull panna ridale ja siis tulla uuesti proovima. Ühesõnaga 2 võttu oli jah veel. Tundus, et olid ahvenad, sellised keskmised, aga mõlemad läksid minema. Ühel oli tänu sidurile läks minema, sest sidur oli täiesti maas, ei kärisenud enam. Ja teine vist võttis seda tsigisaba ainult, et konksu üldse ei haaranud. Aga noh, kala nägi vähemalt ära. Aga okei, nüüd on küll kõik asjad kokku ja koju.